Tere ilusat pärastlõunat, austatud kindlustushuvilised. Ja laenates tervitust Jüri Kuuskemaalt, siis kriisitervitused. Aeg on meid muutnud. Kindlasti keegi meist ei ole olnud nii palju ekraanide ees, kui seda viimase kuu jooksul. Tund tagasi lõppes seminar ühel väga tuntud advokaadibürool ja sama, mis kestis paralleelselt ühe tuntud konverentsikorraldaja omaga. Emakeelses inforuumis pole keegi varasemalt kriisiseoste ja kindlustuse üle avalikku seminari pidanud ja Iisil on au olla esimene. Rõõmu on teid kõiki tervitada, kes te meiega olete laivis ühinenud ja ka kõiki neid, kes meid järele kuulavad. Meie seminar või webinar kestab 1 tunni, üritame sellest igati kinni pidada. Kodukorrast veel nii palju, et meil kindlasti ei ole võimalik kõiki mõtteseoseid, soovitusi ja tähelepanekuid siia 1 tundi koondades, nii et oleme väga-väga tänulikud, kui te meie seminari käigus postitate küsimusi. See aitab kindlasti meil seminari paremini juhtida ja ka teie ootustele paremini vastata. Meie webinar, mille me soovime kella 9 lõpetada, kätkeb täna peamiselt 4 teemat, kui ilmselt kõige olulisemat ja kriisis kõige akuutsemat: ärikatkemist, juhtkonna vastutust, küberkindlustust ja varakindlustust. Kõikide muude teemadega ja küsimustega vastame kõigile meelsasti personaalselt. Jätkuvalt palume, andke meile tagasisidet küsimuste näol selles samas keskkonnas. Ja lähme siit edasi siis sisuga. Ärikatkemiskindlustus. Et vähemalt kriisi esimestel päevadel oli see kõige kuumem küsimus meie jaoks. Ehk et küsisid erinevad kliendid ja ettevõtjad, et mul on olemas ärikatkemiskindlustus. Kas ja mil moel see ärikatkemiskindlustus katab minu kriisis tekkiva ärikahju? Ja siin nüüd pean kahjuks olema ette juba nagu negatiivse sõnumi tooja, et suure tõenäosusega ei ole Eestis lepinguid, mis kataksid kriisis tekkinud kahju. Klassikaline ärikatkemiskindlustus on seotud ootamatu ja ettenägematu varakindlustuslepingu juhtumiga, mis toimetab kui ärikatkemiskindlustuslepingu käivitaja. Et kui seal seda väikest skeemi vaadata, siis punktis A toimub mingisugunegi juhtum, olgu selleks siis tulekahju või veekahju või muu kokkulepitud sündmus, mille tagajärjel ettevõtte äri katkeb, saab kannatada tema brutokasum ja siis selle perioodi jooksul, kuni see brutokasum taastub või kuni kokkulepitud ajaperioodi lõpuni, makstakse siis tegeliku plaanitud äriplaani järgse brutokasumi ja tegelikult saavutatava vahet. Nüüd jah, on olemas teatud kindlustuslepingud, mis katavad ka mittevaralisest kahjust tekkinud ärikatkemist. Ja seal slaidil oleme toonud mõned näited nendest juhtumitest või kokkulepetest, millised võivad kindlustuslepingus kirjas olla. Seal on toodud mõned ingliskeelsed kindlustuslepingu klauslid, nagu näiteks non-damage denial of access või civil authority business interruption. Aga need klauslid, juhul kui ka nad on kindlustuslepingus kirjas, eeldavad enamasti seda, et see on toimunud selle sama kindlustatud äriga piirneval alal mingi varakindlustusjuhtum, mille tagajärjel siis näiteks riigivõimud on keelanud sellesse teie ärisse klientidel sisenemise. See on niisugune keeruline konstruktsioon, aga ütleme sellist situatsiooni, et on toimunud viiruse saaste ja selle tagajärjel ei ole võimalik äri pidada. Jah, siin võib teha mingeid teoreetilisi konstruktsioone,
et võiks olla olemas kindlustuslepingud, mis need katavad, aga ma kahtlen, et neid Eestis on. Et küll on pressis kirjutatud, eks ole, et hästi kuidagi riski tajunud Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad on 17 aasta jooksul igal aastal maksnud circa $2 miljonit kindlustuspreemiat, et äri katkemist või siis nende puhul selle sündmuse ärajäämist kindlustada ja et nüüd see risk realiseerus ja see kindlustusleping rakendub. Aga kahjuks jah, mitte klassikaline ärikatkemiskindlustus seda riski ei kata. Et see on siis kas nüüd nagu hea või halb, aga põhimõtteliselt ärijuhid saavad öelda, et tegin endast kõik oleneva, aga see ei kata maailmas suhteliselt 99% mitte kellegi koroonaviirusest tekkinud riski. Nüüd küll aga on meil mõned soovitused, et kui teil on ärikatkemiskindlustus, siis seda sama kindlustuslepingut tasuks võib-olla üle vaadata ja vaadata, et kuidas ta töötab kõige paremini kriisi ajal. Esimene meie soovitus oleks see, et alakindlustus on väga halb asi, aga ka ülekindlustus ei ole mitte meeldiv. Ehk et tänases päevas ilmselt 3 või 6 kuud tagasi tehtud äriplaanid enam ei tööta ja me ei tea tegelikult, kui suur on ettevõtte kindlustatav brutokasum tulevikus. Nüüd meie soovitus on see, et kindlustusseltsiga tasub läbi rääkida ja leppida kokku, et kindlustuspreemiat tasutaks tegeliku brutokasumi pealt, milline ilmneb kindlustusperioodi lõpus ja millise osas siis on võimalik teha hiljem kindlustuspreemia tasaarveldust. Ja teine soovitus käib hüvitisperioodi kohta, ehk et tänased standardsed 12 kuud või 6 kuud hüvitisperioodid ei pruugi situatsioonis, kus tarneahelate kindluses ei ole selgust, et need ei pruugi olla piisavad. Et näide siinkohal on see, et kui kellegi unikaalse sisseseadega tootmisüksus saab näiteks tulekahjus kannatada, siis mis on see periood, millise aja jooksul suudetakse teha see sisseseade taastada. Et tavatingimustes oli see üks aeg täna, kus me ei tea, kas seda sisseseadet tootev tehas kusagil teises maailmanurgas saab töötada ja kas need kaubad ka kohale saavad liikuda, võib olla selleks hüvitisperioodiks hoopis teistsugune vajalik periood. Sellised oleksid siis praktilised soovitused ärikatkemise osas. Nüüd siit edasi ma annaksin sõna Helenile, kes katab meil teemat, kuidasmoodi kindlustus toetab juhtivtöötajaid nende kriisiaegses tegevuses. Aitäh, Kaido. Aitäh. Ma arvan, et juhtidena on täna üldse kõige raskemad ajad, sest et igasugune kriis on ettevõtte juhtidele üsna suur väljakutse ja juhi tegevusest ja otsustest sõltub iga ettevõtte edasine käekäik, kas siis nüüd kriisis või siis ilma kriisita. Aga juhtide vastutus on täna kindlasti palju suurema tähelepanu all kui muidu tavalises olukorras. Ja üldine kogemus ja arvamus on, et kriisi ajal suureneb tavaliselt ka nõuete laine ettevõtte juhtide vastu, isegi kui nad selles kriisis ise süüdi ei ole. Suureneb juhtide isiklik vastutus, sest et nende peal on nagu väga palju ja juht peab siin arvestama, et tal võib tekkida vajadus kas siis isiklike varade, näiteks auto, maja, pangaarve arvelt neid kahjunõudeid rahuldada või siis ka lihtsalt advokaadiarveid tasuda selleks, et enda huvisid kõige paremini kaitsta. Eelmise kriisi järel oli ka näha, et võlausaldajatel tekkis meie õiguse ja kohtupraktika alusel võimalus juhatuse liikmed ka otse kahju hüvitamist nõuda, et mitte siis nagu läbi pankrotimenetluse nagu tavaliselt või siis kaudselt läbi ettevõtte. Sest et tavapärane meie
õigusruum näeb ette seda või praktika on, et esitatakse esialgu nõue ettevõtte vastu ja siis ettevõte esitab selle nõude edasi oma juhtivtöötajale, kes on siis mingi kindla valdkonna ees vastutav, milles see kahju siis tekkis. Ehk et ka kriisi ajal ei saa oodata või loota sellele, et isiklik vastutus kusagile kaoks. Et kui paljud juhid siin ootavad, et see kriis läheb kiirelt mööda ja olulisi muudatusi ei tee, siis teine osa tegeleb probleemiga väga aktiivselt ja võiks öelda, et nii nagu üldine seadusest tulenev vastutus kui ka juhtivtöötajate vastutuskindlustus eelistavad igal juhul aktiivset tegutsemist tänases olukorras. Mis siis nagu juhtuda võib, ongi see, et täna on paljude ettevõtete finantsolukord üsna suure löögi all ja ootamatult on tekkinud olukord, kus näiteks arved ei suudeta tähtajaliselt ära maksta või on tekkinud raskused tarneahelatega. Paljud teenused on lihtsalt peatatud, näiteks meelelahutus, aga kulutused ja kohustused jäävad ja kuhjuvad. Ehk et juhtide ülesanne on täna leida ka alternatiivseid rahastusi. Soovitatakse pankadega läbi rääkida, investoritega lepingud kiirelt lukku lüüa või siis ka riigiabi taotleda. Ja mis on hästi oluline juhtivtöötajate vaatest koos D&O lepinguga või juhtivtöötajate lepinguga või ilma, on see, et peab olema ikkagi korralik kriisiplaan. Ehk siis nimekiri tegevustest, mida kriisi ajal ette võtta tuleks. Seda tahavad kindlasti näha ettevõtte omanikud, investorid, aktsionärid, et selline plaan olemas oleks, sest et raha peab olema kontol, kohustusi peab olema võimalik täita. Näiteks võib tulla juhtivtöötajale nõue ka sellest, et kui ettevõtte suleti nüüd selle pandeemia olukorras näiteks liiga vara või liiga hilja, ehk siis töötajate tervist ja heaolu arvestades, või siis ettevõtte võimekus töid ja äri ka kiirelt ümber korraldada, näiteks kas töötajad kodukontorisse või osalise tööajaga töö korraldamine, sundpuhkused, või siis nagu äripoole pealt, et ärimudeli ümbertegemine, näiteks e-poe töölepanek või aktiivne turundamine, alternatiivsete tarnijate leidmine. Et see kõik on nagu sellised olulised meetmed, mis peavad olema siis ka kirja pandud, et ei tekiks nagu sellist olukorda, et juhatuse liiget hakatakse süüdistama selles, et ta ei ole mitte midagi nagu teinud, et ettevõtte olukorda ka kriisi ajal parandada või teha, et olla nagu tulevikuks valmis. Seda, et juhatuse liige peab esitama pankrotiavalduse, kui tekib maksejõuetus, enam-vähem teatakse, sest seaduses on siis juhatuse liikmel kohustus pankrotiavaldus esitada 3 nädala jooksul peale maksejõuetuse olukorra ilmnemist. Et näiteks ma ei tea, mida täna teevad need spordiklubid, kes on praegu kinni ja tulu ei teeni, et nemad võivad väga kergesti muutuda maksejõuetuks, kui neil ei ole mingit alternatiivset kriisiplaani, mingit kokkuleppeid. Meie käest on küsitud, et kas kindlustusleping, just see D&O leping kehtib ka siis, kui ettevõtte tahtlikult praegu pankrotti lastakse. Et siis ma lühidalt nagu vastaks nii, et tahtlus üldiselt on välistav tingimus kindlustuslepingutes, mitte ainult juhtivtöötajate kindlustuse puhul. Ja kui ettevõtte lasti tahtlikult pankrotti, siis sellisel juhul on kindlustusandjal õigus juba hüvitatud summad tagasi nõuda. Et siin me tavaliselt räägime ennekõike just õigusabile tehtud kulutustest. Aga tahtlust kindlustuslepingud ei eelda ja kehtib reegel, et tahtlus ikkagi tuvastab kohus, et seda ei otsusta kindlustusandja oma suva järgi. Ja mis on veel nagu oluline juhtivtöötajate vastutuse osas on kindlasti see, et juhtimisotsuseid võivad vaidlustada väga paljud osapooled. Kõige olulisemad nendest ongi omanikud, investorid, osanikud, sest et kriisiga tekib see oht, et ettevõtte väärtus väheneb ja omanikud on siis nagu väga aktiivsed ja tahavad nagu teada tõesti, et mida tehakse selleks, et nende raha alles jääks. Ja lisaks nendele on osapooli väga palju, et nõue võib tulla tegelikult kus iganes. Näiteks klientide poolt, näiteks tarnijate poolt, erinevate ametiasutuste poolt, et selleks tuleb valmis olla. Mida täna juhtivtöötajate kindlustuslepingute osas silmas pidada, on see, et
kui fookuses on see koroonakriis, et siis selle kohta peab ütlema seda, et väga vähe on sellised lepingud, kus see koroonakriis on piiranguna sees. Et vaatasin üle need lepingud, mida me oleme täna oma klientidele ostnud välismaalt ja nendes lepingutes ei ole mingisuguseid piiranguid sees. Et tihtipeale, mida tuleks just vaadata, et kas näiteks on välistatud ettevõtte sulgemine eriolukorra ajal, pandeemia olukorras. Ja on sellised lepingud, kus see on sees, aga meie pakutavates ei ole see välistav tingimus. Pandeemia ise loomulikult ei ole, aga lihtsalt, et kõik juhtimisotsused, mis on tehtud kriisiolukorras, sellepärast, et meil on täna see epideemia siin, et kõik need on siis ikkagi kindlustuskaitse all. Mida uute kindlustuslepingute ostmisel silmas peaks pidama, on see, et kindlustusandjad vaatavad praegu väga tähelepanelikult finantse. Ja need ettevõtted, kellel juba on maksejõuetuse oht, neid väga kindlustada ei taheta. Et seal peab olema ikkagi mingisugune kindel põhjus, et nii-öelda miinuses olev ettevõtte kindlustuskaitse saaks. Näiteks, et on tehtud mingisuguseid investeeringuid suurte tootmisseadmesse või uutesse tootmishoonetesse või ka näiteks mõnda uute infosüsteemi. Et siis see on nagu see põhjendatud. Aga finantsid annavad väga hea ülevaate, et kas ettevõte juba on maksejõuetuse ohus või mitte. Võidakse lisada kindlustuslepingusse siis ka täielik maksejõuetuse või pankroti menetluse välistus. Ehk et need teemad võidakse jätta kindlustuskaitselt sellisel juhul ka välja. Ja teiseks peab olema valmis ka tutvustama kindlustusandjale lühidalt seda plaani, mis praeguse koroonaviiruse raames korraldatud on või tehtud on. Et mida on tehtud, milline on plaan, millised on peamised meetmed selleks, et ettevõtte töö ümber korraldada ja kuidas üleüldse see epideemia praegu ettevõtte finantse mõjutab. Et selle info andmiseks tuleks olla siis uute lepingute sõlmimisel valmis. Ja selle teema kokkuvõtteks võibki öelda, et juhtivtöötajate või siis D&O kindlustus on igasuguse ettevõtet puudutava kriisiolukorra juures väga vajalik. Aga vaidlusi ja erinevaid selliseid olukordi, kus ettevõtte juhti võidakse hageda, võib ette tulla ka siis, kui juhid teevad kõik õigesti. Et kui selle teema kohta on täpsustavaid küsimusi või keegi soovib küsida juba oma ettevõttele konkreetset pakkumist, võtke julgesti ühendust, et räägime juba mingist konkreetsest olukorrast täpsemalt läbi. Helen, küsin siit ühe täpsustava küsimuse veel, et kas ütleme, see situatsioon, mis meil täna on, kas see on toonud muutusi ka juhtkonna vastutuskindlustuse hinnastamisele? Ehk et kas hinnad on läinud, ma ei tea, 2 või 3-kordseks? Ei ole nagu seda veel näha olnud, et seda mõju veel ei ole. Ma arvan, et see mõju tuleb alles võib-olla aasta pärast ja nii-öelda lepingute uuendamisel. Et täna küll pakutakse väga heade tariifidega veel kindlustust, nii et seda ei tasu karta, et nüüd mitmekordseks hinnad on siin läinud. Ja, aitäh, Helen, selle kiire ülevaate eest juhtivtöötajate kindlustuse osas. Kõik küsimused teemaga seoses on jätkuvalt oodatud meie küsimuste reale ja saavad käsitletud siis meie webinari lõpus. Aga nüüd, Helen, palun anna meile ülevaadet ka küberkindlustuse osas. Jaa, küberkindlustus on üks minu lemmikteemasid teatavasti, sellest võib nagu rääkida pikemalt ja kui kellegi meie klientidest või tänastest kuulajatest on huvi, et me võiksime selle kohta teha pikema veebiseminari, et siis andke kindlasti märku, et me oleme valmis seda ka pakkuma. Aga täna arvatakse juba, et maailm üleüldse nagu peale eriolukorra lõppu samamoodi edasi ei lähe ja ma arvan, et ka kindlustuste ostmisega hakkab olema samamoodi, et hakatakse rohkem mõtlema, et mis siis saab, kui ja kas on olemas kindlustuslahendusi, mis siis aitaks. Et kui me täna oleme lihtsalt kodukontorites, siis me ei tea, kui me oleme lõpuks ühel ilusal päeval mitte nii-öelda füüsilise viiruse haardes, vaid juba mingisuguse nii-öelda küberviiruse haardes ja me ei saa võib-olla ka sellisel kujul enam tööd teha. Nii
Selles mõttes, nagu Kaido siin ka alguses viitas, et küberriskid on ohud, mida ettevõtted nagu väga tugevalt täna teadvustavad, et see on nagu esikohal, siis meie töö täna on rääkida ka sellest, et neid ohtusid, mis meid varitsevad elektrooniliste vahendite ja infosüsteemide kaudu, et neid on võimalik ka ära kindlustada. Seda väga palju ei teata. Ja arvestades, et Eesti ettevõtted küberkindlustust täna ostavad pigem vähe, aga uuringud kinnitavad, et ohtudest on nad isegi rohkem teadlikud kui muu maailma riigid, et siis võiks see nagu teema olla küll. Võib-olla on probleem selles, et ei olda väga arvutatud välja, et kui palju mingisugune küberintsident või andmeleke rahalist kahju võib kaasa tuua. Ja näiteks ma võtsin lahti siin just 2019 aastal IBM-i poolt läbi viidud uuringu andmelekete osas, mis on nagu ka meie praeguses õigusruumis nagu väga suur teema. Siis ühe andmesubjekti teavitamine andmelekkest maksab keskmiselt $150. Meie regioonis siin Skandinaavias on see natuke madalam, et see on umbes $130 nagu ühe inimese kohta, keda peab teavitama andmelekkest. Kui me arvestame, et keskmine lekkinud andmekirjade hulk on üle 25 000, Skandinaavias umbes 22 000, siis kiire arvutus ütleb, et raha peaks siis ettevõttel olema andmelekke puhul vähemalt 2,6 miljonit võtta. Ja see on kulu, mida on võimalik täna väga lihtsa vaevaga ja suhteliselt mõistliku kuluga ära kindlustada. Millised riskid siis et ettevõttel on andmeleke või et ettevõte ei saa toimetada sellepärast, et ettevõttes on toimunud näiteks küberrünnak ja ettevõtte andmed ja infosüsteemid on näiteks küberpättide poolt blokeeritud. Kodukontor on üks suur oht, et viimase kuu jooksul on väga suur hulk inimesi kodukontoritesse tööle läinud, väga palju ka selliseid inimesi, kes seda mitte kunagi varem ei ole teinud. Ja küberturvalisus kontoris ei pruugi olla sama, kodus ei pruugi olla sama, mis kontoris. Ehk et siin vastutab nii töötaja selle eest, et tema kodus oleks turvaline internetiühendus ja kõik küberhügieen tagatud, kui ka teiselt poolt on väga suur kohustus tööandjal endal vaadata, et ühendus näiteks ettevõtte võrguga oleks turvaline, et töötajal oleks piisavalt teadmisi selleks, et näiteks mitte klikkida veidratele linkidele, mis näiliselt võib-olla on tulnud hoopis kolleegi mailboxist, aga ei ole teps mitte seda. Ja ohuks on kindlasti täna ka need koduõppel lapsed, sest kõigil ei ole oma isiklikku arvutit ja võidakse kasutada ema-isa arvutit. Enda laps mul suutis ka näiteks selle Zoomi programmi siin mingil päeval mulle arvutisse installida, seda ei osanud isegi nagu hoiatada, nii et selle peale tihtipeale ei tule. Täna kasutavad küberkurjategijad väga ära seda inimeste huvi ja hirmu, mis on seotud viirusega, et levivad erinevad leheküljed, kust väidetavalt saab siis infot erinevate koroonaga seotud uudiste kohta. Sealt võib alguse saada väga suur küberrünne, kui see on pahavaraga nakatunud leht. Võib juhtuda väga vabalt, et kui töötaja kodus sellist lehte klikib või mõnda temale tulnud linki, et siis blokeeritakse näiteks kogu ettevõtte võrk ära. Ja eilegi teatas Riigi Infosüsteemi Amet näiteks, et koroonakriisi ajal on hakanud Eestis levima just sellised andmetele juurdepääsu blokeerimise skeemid ja mis siis tehakse, nõutakse ligipääsu taastamise eest punaraha. Ennekõike on siis rünnaku all haiglad, erinevad laborid, koolid, omavalitsused, et nemad just nagu eriti. Mida võiks nagu tähele panna ongi see, et kui me füüsilises maailmas täna võitleme koroonaviiruse vastu erinevate reeglitega, 2+2, peseme käsi, hoiame distantsi, siis küberturvalisuse puhul võiks ka meil oma mingi selline 2+2 reegel olla. Ehk et number 1 asi, tea, mis ümberringi toimub, et Riigi Infosüsteemide Amet teeb täna väga suurt kampaaniat, millised skeemid täna meil levivad. Näiteks ettevõtete suunas palgakontopettused, ehk et helistatakse või kirjutatakse ettevõtte
personalijuhile või siis inimesele, kes palka maksab ja öeldakse, et järgmisest kuust kandke mu palk uuele arveldusarvele, aga tegelikult jõuab see raha hoopis küberkurjategijate kontoarvele. Ja selline kahju on täna kindlustatav. Samamoodi on erinevad turvaprobleemid suhtlusplatvormidega, näiteks selle sama Zoomiga, et seal on kas siis võib levida, leida internetist ettevõtte konfidentsiaalseid kohtumisi siin, nii nagu meie täna teeme, videokonverentse. Võib juhtuda seda, et näiteks, et saadetakse teile näiliselt Zoomi link, aga tegelikult see viib teid hoopis kusagile mujale ja oletegi juba arvuti pahavaraga nakatanud. Helen, ma küsin siit veel nüüd, kuna meil aeg pressib takka ja teema on hästi lai, eks ole, sa puudutasid, et kahte elementi hetkel, kus kindlustusettevõtjat aitab. Üks oli andmesubjektide teavituskohustus ja sellega seonduvad kulud. Teine oli, siis ütleme, kuidas seda nimetatakse, sotsiaalne manipulatsioon või õngitsemine ja see situatsioon, kus ütleme, raamatupidamine kannabki kellegi vale informatsiooni peale raha, eks ole, tekib otsene varaline kahju ettevõttele. Nüüd, mis on võib-olla mõni veel selline halvima stsenaariumi näide, mida ettevõtjad võiksid karta ja mis kuuluks ka kindlustuse poolt hüvitamisele. Ma ei tea, võtame kas või meie enda ettevõtte, kes me oleme nagu väga-väga sõltuv internetist ehk et ma ei tea, suur osa meie käibest käibki internetikaubanduse põhiselt, eks ole, meie poolt pakutavaid teenused ostetakse internetis, et kui nüüd minu arvutist siin, kuna ma olen nüüd mitte nii pädev kasutaja ja kogemata teen selle vea, et luban lapse siia ligi, satub kuidagimoodi pahalased meie võrkudesse, mis siis edasi saab ja meil ei ole nädal aega näiteks kaubandust, et kas see on ka kuidagimoodi kindlustatav? Ja, et kui me siin alustasime sellest ärikatkemise kindlustuse teemast, kus sa ütlesidki, et on oluline see, et on mingi varakahju, et on juhtunud tulekahju või on näiteks tormiga pool maja hävinenud ja ettevõte ei saa toimetada, siis küberkindlustuse puhul on ärikatkemine samamoodi ka kaitse all. Ehk et kui on küberrinne, ettevõte ei saa tegutseda näiteks nädal aega, mida meil on ettevõtetes siin juhtunud, siis see on samamoodi kindlustusjuhtum, et kuna see küberkindlustus ise on selline nagu pakett, et kui me võtame nagu nii-öelda meie klassikalisest varakindlustuse, ärikatkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse osast nagu ära need asjad, mis muidu on välistatud küberrünnetega, siis siia on nad kõik nagu sisse pandud. Ehk siis alates andmelekkele reageerimised, ettevõttele küberründega endale tekkinud kahjud, ärikatkemisega tekkinud kahjud ja siis ka võimalikud nagu nõuded kolmandatelt osapooltelt, kes ka siis küberründega või siis muul nagu elektroonilisel viisil nagu tekkinud nagu vastutus võib see olla. Tänud, Helen. Loodame, et meie kuulajatele tekkis väike ülevaade sellest, millised on need riskid, mis meid küberilmas ettevõtjatena ohustavad ja kuidas moodi kindlustus neid aitab kaitsta. Nüüd järgmise teemana palun annan ma sõna kolleeg Erkole, kes räägib meile varakindlustusest. Tere päevast kõikidele ka minu poolt. Ma räägin siis põgusalt sellest, millised muutused võiksid eelkõige siis seoses selle kriisiolukorraga kaasa tulla varakindlustuse riskides. Alustaksin siis üsna sellisest elementaarsest ja lihtsast, aga samas väga olulisest ehk varad, mis asuvad väljaspool kindlustuskohta. Eelkõige on need arusaadavalt tänasel momendil laptopid, kuvarid, aga võib-olla ka mõningad spetsiifilised seadmed, mis on töötajate kodudesse ettevõtte poolt usaldatud. Ja siin on siis oluline, et ettevõtte seisukohast, et kindlustusandjaga oleks varade liikumine ja kindlustuskaitse laiendus eraldi kokku lepitud, et loomulikult võib olla ka ettevõtteid, kes siis otsustavad antud riski endale jätta,
ehk ei sõlmigi seda kindlustuskaitse laiendust, aga ka siis on päris oluline see, et oleks kommunikatsioon töötajatele, et milline on töötaja omavastutus, kui selle ettevõtte varaga peaks kodukontoris õnnetus juhtuma. Easy värskes uudiskirjas on ka meie eraklientidele antud riskile tähelepanu juhitud, ehk et kuidas siis töötajad saavad ise laiendada oma kodukindlustuse kaitset, nii et see siis laieneks ettevõtte varale, mis kodudesse kaasa liigub. Aga siin on väga oluline see, et ka tööandja ise astuks samme selle riski juhtimiseks. Ja see on nagu tööandja jaoks kahesuunaline, et ühelt poolt siis töötajad peaksid kindlasti olema teadlikud sellest vastutusest, mis on neile usaldatud varaga seoses tekkinud, ja samas võiksid töötajad tunnetada, et ettevõte on kandnud selle riski minimeerimise eest hoolt töötaja personaalses plaanis. Näiteks kui mul kodus ringi tormav kass otsustab laptopi laualt maha lükata, nii et see juppideks lendab, siis ettevõttel on sõlmitud kindlustuskaitse, kus mul endal jääb siis kanda omavastutuse osa, millest ma juba eelnevalt olen teadlik. See selgus siis aitab osapoolte vahel selliste õnnetusjuhtumite korral säilitada head suhted ja vältida lisapingeid ja vaidlusmomente. Nüüd järgmine moment, millele pööraksin tähelepanu, oleks siis varade turvalisuse tagamine hoonetes, kus tegevus on ajutiselt peatatud. See on nüüd ilmselgelt finantskahju poole pealt võib olla oluliselt ulatuslikum ja seetõttu väga oluline. Siin on oluline, et siis ohutusmeetmed, tule- ja valvesüsteemid oleksid töökorras ja vastaksid siis sellele, mis on kindlustuslepingu sõlmimisel informatsioon kindlustusandjatele antud ja kuidas on kokku lepitud. Et juhul, kui näiteks füüsilise valve kokkuleppe asemel on muudetud seda valvekorda, siis sellest tuleks kindlasti oma kindlustusandjat, kindlustusmaaklerit teavitada. Ja täiesti tühjana seisvates hoonetes on ettevõtjana mõistlik siis kõiki viiruse tõkestamise ettevaatusmeetmeid nagu rakendades aeg-ajalt teha objekti seisukorra ülevaatus, hoida objektil valvurit või hoida siis objektid kaetud kaameravalvega. Et siin on need ohukohad, on võimalikud kuriteoriskid, võimalikud veeavariid, aga ka tulekahjuriskid, mis võivad siis alguse saada kas seadmetest, naabruses olevatelt objektidelt või siis kuriteo tagajärjel. Nüüd tooksin alla olevalt mõned soovitused, et mis siis on, ütleme, väljaspool tööaega, ehk mitte siis ainult hoonetes, kus tegevus on peatatud, aga ka väljaspool tööaega hoonetes olulised kui nii-öelda riski maandamise meetmed. Et kõigepealt soovitused tuleriski vähendamiseks. Tuleks üle vaadata, et toimiks tulekahju häireedastuse süsteem, sprinklersüsteem, hoones olevad tuletõkke uksed peaksid olema kindlasti suletud asendis. Kergesti süttivate ainete ja materjali kogused peaks hoones minimeerima ja siis eraldama elektriseadmetest. Tootmisseadmed ja mittevajalikud seadmed peaks siis vooluvõrgust välja lülitama ja kui vähegi võimalik, siis peaks jätkama korraliste hoolduste läbiviimist, mis on oluline nii tuleriski kui ka veeavariide riski minimeerimiseks. Ja kuriteoriski vähendamiseks kindlasti valvesüsteemide kontroll veel kord.
aga uste lukustamine ja sealhulgas hoone sisesed uksed ning kontrollida siis üle ka see, et kas juurdepääs hoonesse on võimaldatud üksnes vajalikele töötajatele ehk üle vaadata siis koostööpartnerite, aga võib-olla koondamiste korral ka endiste töötajate juurdepääsu õigused. Siis veel võiks rääkida, mis muutusi on kaasa toonud see hetke kriisiperiood, siis muutused varade kindlustussummades. Et siin on juba sai eelnevate esinejate poolt mainitud tarneahelate katkemisest, siis lisaks võimalikud lepingute ülesütlemised, takistused transpordi organiseerimisel, et see kõik eriti just tootmisettevõtete puhul mõjutab tegelikult ladustatavaid kaubakoguseid. Et on ilmselt mõningaid ettevõtteid, kus need kaubakogused on oluliselt vähenenud, aga nähtavasti on ka ettevõtteid, kus hetkel toodetakse lattu ja kaubakogused on oluliselt suuremad, kui see algselt kindlustuslepingus oli kokku lepitud. Et sellisel juhul on väga oluline, et see informatsioon, mis kindlustusandjatele on esitatud, oleks korrektne ja et reaalselt ka kindlustussummad juhtumi korral vastaksid hetkesituatsioonile, oleksid piisavad. See aitab vältida just alakindlustuse riski tekkimist. Kindlasti toob see kriisisituatsioon kaasa ka muutusi hoonete ja seadmete taastamismaksumuses, et hetkel on veel nagu vara öelda, et milliseks see mõju kujuneb, et kas me saame näha siis läbi ehitushindade langemise taastamisväärtuste hoopis ka langemist, aga see on hetkel võib-olla natuke liiga vara kommenteerida. Aga üks asi, millele juba täna saab tähelepanu pöörata ja seda peaks tegelikult ka väljaspool hetke kriisisituatsiooni oleks meie soovitus mõelda, aga eriti just hetkel on siis strateegiliste seadmete taastamise plaan. Ehk tuleks läbi mõelda see, et kui tõesti peaks veel tegutseva tootmisettevõtte strateegilised seadmed purunema, siis kuidas toimub nende taastamine. Et mida siis teha saab, on see, et sõlmitakse eelkokkulepped seadme tootja või edasimüüjaga, toimub suhtlus, et mis need tänases seisus need taastamise ajad võiksid olla ja samuti saab paika panna ka siis varuplaani siis tarne ja siis paigalduse nagu viibimiste korral, et mis siis teha. Üks võimalus on siis ka see, et kui tõesti peaks midagi juhtuma, et siis kellelt on võimalik seda sama teenust sisse osta allhanke korras. Järgmine moment, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on kõrgendatud riski asjaoludest teavitamise kohustus. Kõikide kindlustuslepingute tingimustes on sees teavitamise kohustus kõrgendatud riski asjaoludest, mitte ainult varakindlustusel, aga antud hetkel on kindlasti see väga oluline varakindlustuse puhul. Et juhul, kui teil tekib kahtlus, et kas teie ettevõtte situatsiooni muutus on oluline või piisav, et millest peaks teavitama, siis soovitame pidada nõu oma kindlustusmaakleriga ja pigem on alati soovitus teavitada rohkem kui vähem, et lisainformatsioon on alati mõistlik edastada. Erko, ma küsin siit vahel, et kas see, millest me praegu siin räägime, et kas see on pigem selline, jutuks hea ja et teoreetiliselt võiks ja peaks nii tegema või on meil ka juba mingisuguseidki reaalsest elust näiteid selle kohta, kus me oleme või kus meie kliendid on varakindlustuslepinguid ümber ja üle rääkinud? On täiesti, jah,
üks praktiline näide, et kus me ühte kindlustuslepingut tootmisettevõtte puhul juba muutsime, kus siis üks ettevõte otsustas siis ajutiselt ühe tootmiskoha sulgeda. Ettevõtte nime ma praegu siin nimetama ei hakka, et mis me siis kindlustuslepingus tegime, oli siis see, et see tootmiskoht seisab ja alles jääb paremaid aegu ootama, et me vähendasime siis sellel objektil neid kindlustatavaid kaubakoguseid minimaalseks, et nii palju, kui sinna hoonesse varuks jäi, siis täpsustasime muidugi ettevõtte juhtkonna ja kindlustusandjaga üle need valvetingimused, et mis siis pärast selle tootmise üksuse seismajätmist siis et valvetingimused pärast seda hakkavad olema, et siis turvaettevõtte ühendus ja valve jääb. Siis korrigeerisime ettevõtte nagu terviklikku ärikatkemise kindlustussummat, sest teistes asukohtades tegevus läheb edasi ja ettevõtte finantsprognoosid on küll vähenenud, aga see ärikatkemise risk on sellegi poolest olemas ja siis kindlustusandja tegi siis ümberarvestuse, et kindlustuskulu siis selle ettevõtte jaoks vähenes lähtuvalt sellest riskisituatsiooni muutusest. Ja nüüd loomulikult ettevõte ilmselt ootab selle nõudluse taastumist ühel hetkel, et saaks taas tehase käivitada. Ja siis peaks tegema lepingu uuesti taas ümber? Just nimelt. Jah. Olgu, suured tänud sulle selle ülevaate eest. Kuna me oleme endale pannud selle suhteliselt ambitsioonika piiri, et me jääme tunni aja sisse ja meil läks algusots tehniliste äparduste tõttu ka kaduma, siis siit ma juhiksin meid nüüd järgmise võib-olla sellise nagu natuke üldisema teema juurde, et millistena me näeme neid kriisi mõjusid kindlustustele laiemalt. Ehk et kutsun siin nüüd kõiki ka Helenit ja Erkot kaasa mõtlema ja rääkima, aga et esimene asi, mis kõigil kindlasti meeles mõrgub, et mis teevad kindlustuse hinnad kriisi ajal, et siin ilmselt me saame rääkida sellest, et erinevates kindlustusliikides võivad kindlustuse hinnad käituda erinevalt. Et kui kriisiga kaasnevalt on meie liikluskoormus väiksem, mistõttu on ka kahjude sagedus sõidukite puhul väiksem ja suure tõenäosusega võib eeldada, et ka vähemalt mõneks ajaks on väiksemad ka remondihinnad, siis see toob kaasa ainult positiivse teate ehk, et võime eeldada, et autodega seotud kindlustuste, siis liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse hinnad pehmenevad ehk veelgi. Ehk, et juba ütleme, selle aasta algusest on olnud kindlustused odavnemas nendes kindlustusliikides, aga me võime eeldada, et need kindlustused hinnad odavnevad veel. Samas, kus meil on teisi kindlustusliike nagu garantii või krediidikindlustus, kus ütleme, et juba kindlustuse saamise tõenäosus on palju väiksemaks muutunud, ehk et kindlustusandjad vaatavad väga selgelt ja kaaluvad riski oluliselt põhjalikumad kui varem, aga ka hinnad on läinud ülesse. Et on teil, Erko ja Helen, siia nüüd midagi lisada? Ma võin kohe lisada krediidikindlustuse poole pealt, et krediidilimiitide saamine, aga ka krediidikindlustuse poliiside uuenduse tingimused kaldun arvama, et hakkavad kõikidel lepingutel muutuma. Ja hinnastamise poole pealt ilmselt liiguvad siin tariifid pikas jooksus või isegi juba üsna lähiajal ülespoole. Kas me näeme ka mingit mõju kahjukäsitlusele kriisitingimustes? Millised on võimalikud mõjud kriisi mõjud kahjukäsitlusele?
No ma võiksin tuua siin ehituse kogu riskikindlustuse näited, et natukene loomulikult on sellise keerulisemate kahjujuhtumite, kus on vaja kaasata eksperte, siis nende käsitlusprotsess on natukene viibinud võrdluses võib-olla varasema ja tavapärasega, aga see on ka natuke mõistetav, sest et kindlustusandjate poole pealt on ka see protsess, kooskõlastuste ring, infovahetus, see on kõik väljakutse, aga samas ei usu, et sellest nüüd suuri takistusi peaks tekkima. Kõik lihtsalt harjuvad ümber. Kas ütleme selliste kahjude puhul, kus on tarvilik välisekspertide kaasamine, situatsioonides, kus Eestis puudub piisav ekspertiis, et ja eksperdid lihtsalt füüsiliste piirangute tõttu ei saa reisida, et see võib tuua ka näiteks kaasa kahjukäsitlusprotsessi pikenemist? Kahtlemata. Ja siin on oluline see, et kõik oleksid teadlikud, kus me mingil ajahetkel selles käsitlusprotsessis oleme, et siin on maaklerite poolt vaja tähelepanu. Ja me võime veel rääkida kriisi mõjust laiemalt, et Erko, sa juba mainisid, et kindlustuse kättesaadavus, näiteks garantiikindlustuse kättesaadavus ei pruugi enam olla see, et neid limiite ei pruugi enam saada. On veel kusagilt mingit tunnetust, et kindlustust ei pruugi saada, sellepärast et see risk ei ole kindlustusandjatele huvipakkuv. Helen, mis sina arvad? Jah, need asjad, mida me täna välismaalt ostame, seal me juba teravalt tunnetame seda, et näiteks ei pakuta enam nii suuri limiite, kui kliendid soovivad, et ollakse selle riski valimisel väga ettevaatlikud. Just mis puudutab näiteks erialaste tegevuste vastutuskindlustusi, näiteks arhitekte, advokaate. Et siin on küll välisturg väga juba kangeks läinud, et ei pruugi saada seda limiiti, mida klient soovib. Et vaadatakse väga ettevõtte finantse selleks, et pakkuda siis sobivat limiiti. Ja kas kriis toob ka mingeid uusi kindlustustooteid, mis meie tunne? Oleme me juba kuulnud millestki? Ei, täna ei ole midagi sellist pigem võib-olla tulevad esile need asjad, mida täna nii palju ei ole ostetud, et mis muutuvad kriitiliseks, mida võiks edaspidi võib-olla rohkem millesse võiks vaadata. Täpselt need ärikelmuste kindlustused, mida me siin ettevõtetele ka ju tegelikult täna pakume, erinevad tehnoloogiliste teenustega seotud kindlustused, mis kasvavad väga tõusvas joones. Võib-olla tuleb ka rohkem selliseid tervise ja raviga seonduvaid täiendavaid kindlustuskaitseid, et võib-olla on aeg nendel olemasolevatel kindlustusteenustel või toodetel kuidagi laieneda koos selle kriisiõppetunniga. Ja aitäh, Helen. Ja kas meil on tulnud küsimusi? Et otseselt me siin sündmuse küsimuste ja vastuste aknas ma hetkel küsimusi kahjuks ei näe, aga see on ilmselt eestlaslik. Küll meil oli küsimusi enne meie webinari ja näiteks üks nendest oli, et kas kulude kokkuhoiu kohti otsides on mõistlik loobuda kindlustamisest. Seda ka kas või siis lühiajaliselt, et millised on meie kommentaarid siinkohal? Erko, soovid sa sellele küsimusele näiteks vastata? Jah, et ilmselt ei ole mõistlik situatsioonis, kus töötajate jaoks pandeemia juba on üks risk, mõistlik võtta täiendavaid riske sellega, et juhul kui kahju juhtub, siis ettevõte kannab ka finantskahju
suurt finantskahju juhul, kui ta jätab oma varad kindlustamata, ehk loomulikult on mõistlik kindlustuskaitset jätkata. Juhul, kui on situatsioon, ettevõtte tegevus muutunud, siis kindlustusandjad on täna kindlasti üsna paindlikud selle riski asjaolude ja informatsiooni ümbervaatamisel, nagu ma ka selles varakindlustuse näites välja tõin. Ehk siis on oluline see, et lihtsalt antaks sellest teada ja kindlustuslepinguid siis saab muuta lähtuvalt sellest, mis see hetkesituatsioon ettevõttel on. Ehk et nii nagu me ka ennem rääkisime, et viies oma kindlustuslepinguid vastavusse kriisiga muutunud äritegevuse vajadustega on võimalik tegelikult ka teha kas kindlustuslepinguid paremaks, vastavamaks ja samal ajal hoida kulusid kokku. Nii et see on tegelikult meiepoolne soovitus ja üleskutse, et oma kindlustuslepingud selgelt üle vaadata. Sellega on meie tund ümber saamas. Me täname kõiki, kes meiega olid, seda webinari, Eesti esimest webinari, mis käsitleb kindlustust ja kriisi, jälgisid. Loodetavasti tuleb meil sellele webinarile järg. Selleks aga olge head, saatke meile küsimusi ja toitke meid oma huviga, siis me saame sellele vastata. Küsimusi saab saata slaidil olevatel aadressidel ja me kindlasti lubame, et me kõigile vastame. Kuigi väljas on praegu sihuke pooltalvine hall ilm, siis me kindlasti loodame, et elu läheb paremaks ja üsna pea on meil võimalik nautida taas olukorda, kus me ei pea üksteisega suhtlema mitte elektrooniliste vahenditega, vaid ka näost näkku ja saame nautida päikesepaistet ja ehk ka klaasikest kihisevat jooki sellises mõnusas keskkonnas. Suured tänud meid kuulamast ja olge terved, kõike paremat!